Tere! Käisin talvel keldris kartuleid võtmas ja maru külm oli, tegin hästi kiiresti, aga silmanurgas nagu vilksatas, et riiuli peal justkui oli üks fotoaparaat. Ja nüüd silmad on soojemad ja mõtlesin, et läheks vaataks õige, mis aparaatiga tegu on ja kas see aparaat ka töötab. Äkki saab pilti teha. Kusagil siin keldris ta siis meil on. Valgust meil siin ei ole, aga küll me ta üles leiame. Kusagil siin... Aha! Täitsa olemas. Vähemalt vutlar on olemas. Vaatame, kas aparaat ka sees on. Ja ongi olemas. Smeno sümbol. Populaarne aparaat tegelikult nõukogude ajal kunagi olnud ja minu meelest praegu ta hakkab täiesti populaarsus kogumas ikka vana nõukogude aegne filmiaparaadid. Pealt vaadest tundub täiesti töökorras olevat, kõik liigub justkui ja läheme vaatame äkki kusagil valgemas veel üle, kas kõik ikka toimib. Oleme siis võidukalt fotoaparaadi keldripimedusest päevavalgesse toonud ja vaatame siis päevavalges üle ka, et kas kõik liigub, kas kõik töötab, vähemalt visuaalselt. Ja vaatame, kas on mõtet filmi siia sisse pannagi. Olen siin juba suurema tolmu nagu maha tõmmanud ja vaatame siis sisse ka. Esialgsel vaatlusel tundus, et kõik on ilusti töökorras. Mida siis kõigepealt vaadata? Vaatame, kas ta vinnastab üldse, kas see hoob liigub, millega siis filmi edasi kerida. Tundub, et liigub. Vaatame, kas päästik ka töötab. Kas klõpsu teeb? Teeb küll. Objektiiv käib ilusti ringi, liigub. Siit saab isegi säri aega panna, et vaatame siin, kus meil siin. Aha, vaat siin samas ongi. No, mis ilm meil täna on? Täna on meil siuke pilvine või siuke poolpilvine ilm, eks ole. Panemegi säri ajas ja poolpilvise ilma peale. Jüle mõnus on selles suhtes, et mingit kangit teadmisi pole tarviski. Siit saame, eks ole, vastavalt päikeseline, siuke vahelduv pilvisus. Paneme siuke poolpilvi aluse. Nüüd peaks meil särjaeg iseenesest õige olema. Proovime veel kord, kas teeb teiste häält ka. Justkui teeb. Aga vaataks siis päris kaameras sisse ka, et sealt tagant poolt kõik nagu ilusti liikumas oleks. Siit saame siis nupule vajutades lahti. Seest paistab küll ilusti puhas olevat. Kõik käib ringi ka. Isegi katik teeb veel väikse klõpsu. Ühesõnaga tundub, et kaamera igal juhul nii see esmavaatlusel on täiesti töökorras. Ja nüüd ei ole muud, kui minna poodi, osta film sisse panna ja ära pildistada. Oleme siis tulnud nüüd fotopoodi, et oma vastu avastatud, taas leitud fotoaparaadile film sisse osta. Et oleme siis fotopoes ja kohe küsime siis spetsialisti käest, millist filmi me siia oma aparaadi sisse paneme. Tere! Tervist! Leidsin keldrist fotoaparaadi ja nüüd tahaks sisse filmi osta, et vaadata, kas aparaat siis päriselt ka töötab. Ja, ikka saab. Kohe vaatame, mis sorti film talle sisse läheb. Ja siia läheb täitsa tavaline 35 mm film sisse. Aga et millist soovitate siia siis? Kui tahate esimese hooga ainult testida, siis võime võtta hinnakirjas kõige soodsama variandi alustuseks. Ma arvan küll, et mingit väga ei ole vajagi. Aga siis võime alustada sellest samasest Kodakist. Ja sellega saab väga hästi kaamera töökordsuse ära testida. Ega siis ma selle võtakski. Siuksega proovime. Ja nüüd ei olegi muud, kui film fotoaparaati panna. Põhiline on siis see, et tuleks üles lükata see hoob
film sinust sisse läheb ja siit poolt on siis näha, et siin on selline väike naga, kus taga siis film jooksma hakkab. Nii, paneme siis selle siia naga siia ilusti jooksma. Vaatan, kas ta hakkab ilusti käima. Nii, tundub, et hakkab kinni. See on meil, mis ta siin on meil, 200 tundlikkusega film. Kaamera peal küll on tegelikult teised numbrid. Et see meie õige number peaks olema 32 siit selle kosti pealt. Nii, idee järgi see peaks nüüd õige olema. Ja nüüd on põhimõtteliselt aparaat ju pilistamisvalmis, kuigi nüüd vahepeal on päike välja tuld, siis peaks kindlasti mitte unustama ka see säriaeg nii-öelda õigeks panna, ehk siis päikselise ilma peale. Teravustamisest veel nii palju, et siin peal on meetrid ja täpselt nii palju, kui need meetrid siin on, nii palju siis tulebki siis teravustada. 1,2, 1,5, 2 ja nii edasi. Lihtne. Nüüd jälle muud kui pildistada. Saja aasta pärast ei räägita enam Johannes Pääsukesest, vaid minust. Siuke fotoshoot käib. Autofookus. Olen siis oma esimese filmi, testfilmi siin aparaadis nüüd täispildistanud. Võtan filmi välja ja viin ilmutama. Ei tea, kas siit ka midagi välja tuli, aga tõehetk, nagu öeldakse, ei ole enam kaugel. Nii. Film on alles, ei ole ära kadunud kuhugi vahepeal. Nii, tere! Tervist! Tegin oma filmi täis. Tahaks nüüd teada, kas siit ka midagi välja tuli, et tahaks ilmutada anda. Jaa, ikka saab meil sellist teenust. Kas tahate pilte ainult ilmutada või soovite pilte ka? Kas tahate ainult filmi ilmutada saada või tahate ka pilte ka saada? Tahaks pilte ka saada ikkagist. Ma tahaks ikkagist näha ka, mis seal, kas ja mis seal on. Jaa, ja kas teeme pildid matile või läikaga paberile? Matile. Ja standardmõõdus? Just. Mis see standardmõõt on? 10x15 sentimeetrit. Ja kas äkki skaneerime filmisiidile ka? Muidugi, siis ma saan kõigiga jagada Facebookis kohe. Ja kui kiiresti me need pildid teeme? Aga kui kiiresti te teete? 45 minutiga. Sobib, alates. Väga hea. Varsti saab kätte. Ja nimi on teil? Ardo. Nii, palun. Aitäh. Nüüd on siis veidikene 45 minuti mööda läinud sellest, kui ma viisin oma filmid ilmutusse. Sain kätte filmid ja sain kätte pildid. Ehk siis on saabunud tõehetk. Kas keldrist leitud aparaat teeb pilte või ei tee. Ja
tundub, et teeb küll ja täitsa töökorras. Eks nad muidugi ole siuksed osad vähe udusemad, osad on natuke valesti säritatud. Aga samas on ikkagi see, no ei ole. On siin täitsa okei pilte ka, teravaid ja normaalseid. Et mis ma siis lõpetuseks ütlen? Et julgustan igal juhul kas siis otsima keldritest, kapi otstest, kapi alustest vanu fotokaameraid, mis võivad seal vedeleda ja lihtsalt aeglas surma surra. Julgustan neid üles otsima ja pilti tegema. Et suur tõenäosus on, et te võite leida täitsa vahva fotoaparaadi, millega saate hästi huvitavat pilte teha. Ei, ära tule, sa saad ilgelt!